No nii härrased, alustame ebatavalis kohas. Pirita, ma ei tea, Pirita rannahoone või mis ta on. Alustame rahulikult siin. Nagu te näete, ma olen ülikonnas. Ja tegelikult tulen ma nüüd seal üleval Katuse korteri peost. Ja ma praktiliselt olen kindel, et ka kohe siit saame tellimuse. Nii et näeme, kontrollime. No nii, mis ma ütlen? Ma ütlen teile, et ma tean, et see on isegi sinna peole me lähme, nii et ootame ära meri, vaatame. Ma tean, et see on meie omadest, sest Aftekas on seal. Nii, tegime esimesena. 7:60 oli see reis ja loomulikult sealt samast peolt tuli see rahvas ja tulime Telliskivi seal, kus on nende Aftekas. Kelle juures ma seal käisin, seda ma teile öelda ei saa. Aga üks parimaid partnerid kõikidel taksojuhtidel ja ka kulleritel. Ja ma arvan ka, nii mõnigi tavainimene leiab sealt selle inimese asutuurest kasu. Nii, aga oleme Telliskivis ja ma pean muusika vist väiksemaks, loodan, et ei tule errorit, aga näete, oleme Telliskivis. Lood on sellised. Nii et nagu ikka ootame oma järgmist tellimust. Lihtne variant, lihtne töö, lihtne asi, vajuta ainult nuppe ja sõida, ütlevad paljud. Aga mina ütleks selle peale, et igal taksojul peab olema ka natukene šarmikust juures. Olgu sa paks või peenike, mina on paks või peenike, aga väike šarmikus juures ja siis tulevad ka jootrahad. Aga me sõitsime nüüd Telliskivist tööstuse 81 €5 eest, koefitsendiga 1,3. Ja koefitsent tänapäeval on haruldus, nii et ma olen õnnelik ka selle üle, mis praegu õnnestub saada. Hoid, mis teie teete sel ajal, kui ootate järgmist klienti? Ja näiteks vaatan Tom ja Jerry't. Vahest on siuke tunne, et lapsepõlv polegi läbi saanud. Nii vägev on, vaatad lihtsalt Tom ja Jerry't. Nii, aga mina ikka veel ootel, kliendi ootel ja Tom ja Jerry saatel. Nii, tuli mitmest keelduda lõpuks ometi, tahtis mind kogu aeg sinna rataskaevu, mul polnud absoluutselt soovi sinna rataskaevu minna. Oli isegi üks 10-eurone tellimus, mille ma vastu ei võtnud. Kindlasti paljud need, kes on taksojud, need oleks selle vastu võtnud, aga ei, mina ei viitsid. Ma viitsid rataskaevu, aga praegu seisuga minu klient on, näete, seal kuskil kohe siin peatu sees. Nii et see on lihtne ots, sõidame siit otse Telliskivisse, ma arvan, et paar kilti Vabaduse väljakult Telliskivisse, nii et kohe peaks mu klient tulema. Tere! Ja tervist! Tere! Kristiina, jah? Jaa. No nii, kell on 3, no või kohe jõuab 3-ni ja teate, mul ei ole nagu absoluutselt viitsimist tegelikult nagu teha tööd. Koefitsendid ei ole sellised, mis paneksid nagu liigutama ennast ja üldse ma olen natukene vist väsinud. Pole enam, kuidas ma ütlen, pole siis enam ööinimene kunagi olin, aga enam nagu eriti ei viitsi. No nii, siia krantsi üks kohe siin samas. Noh, Viljar. Ma loodan, et see ei ole see, kes on nüüd seal, ma näitan teile. Vaat see, kes seal maas on. Loodan, et see ei ole tema, aga noh, pane, ma olen kohal. Loosikrantsi üks, ei ole, seal üks teine vend tuleb sealt kaugemalt natukene. Või ikkagi on tema. Tvaju mati ongi see reis.
Tere. Tervist. No nii ära. Kuskil, ma ei tea, kus see Siin samas on. Siin on okei, jah? Nii, aga palun head õhtut sul. Aitäh teile. Ja palun, nägemist. Kus ukrainlastega on probleem olnud või? Ei. Päriselt ka või? No Eestis pole enam ukrainlasi. Ära hakka ajama. Ei no päriselt. Kui on, siis on naised jäänud ainult, mehi pole üldse. On kas tagasi läinud või edasi? Ma ei tea, minu arust on kuradi ainult Aafrika. Ülbide Aafrika. Enam ei ole neid probleeme. Nii, Hilton on siin. Mis meie summa jäi? No lubatud 10. No, teeme ära. Oota. Hüppan teise auto. Nii. Sa tulid ju lihtsalt niisama ligi. Ja, okei. Nii, aga palun. Edu sulle seal. Ära ole pahane. Ei olegi. Ma olen väga rõõmus. Mäki, super. Söö davai, tšau. Davai. Noh, mis ma oskan öelda? Lihtsamalt 10 eurot, mis ma elus olen teeninud. Seisid niisama seal, mis ta on, Roosikrantsi nurga peal, kus ma ka eelmise kliendi võtsin. Ja astus lihtsalt ligi, ütles, et kümpa tahan Hiltonisse. See on no problema. Istu peale, milles küs. Alguses muidugi filmima ei hakanud teda, aga noh, lõpp nägite ise. No, mis ma oskan öelda, TikToki kuulsus on ka hakanud mulle järgi jõudma, võib-olla osad teist teavad, aga ma tegelen ka autorendiga ja siis selleks, et promoda oma seda rendi asja, siis ma teen vaikselt TikTokke selle kohta ja siis praegu oli klient, kes tundis ära, ütles, et sa oled tuttav nägu, kuule, et sa oled TikTokist. Jaa, olen küll. Et kui teid huvitab siis, ja te ei tea mitte midagi sellest, siis ma panen siia praegu kanali nimetuse, lingi panen alla ja siis te saate minna piilu, et mis mul toimub siis nende autodega ja mis remondid ja see on absoluutselt nii kullerdamise kui ka siis taksondusest väljaspool teema üldse teine kanal, ainult sealt remontidest, ostudest, kõik, mis selle rendiga kaasneb, nii et kelle huvi, siis siin on need kõik kontaktid olemas, nii et palun väga, võite ühineda minuga. Nii, täitsa unustasin ära, et ma ju filmin ka. Jõudsime praegu, inimene läheb, viisime ära ilusti ja pomm, 14.60. Vabandust. 14.60 ja sõitsime 11 kilti. Täitsa unustasin teile näidata seda summat. Nii, kell on 4. Kui nüüd kiiremas korras see mingit asja ei tulista, ega siis on lõpp. Kui see praegu lõppes video, siis ongi lõpp. Näitan teile igaks juhuks ära ka, mis summa on. Summa on 3 tundi ja no nii. Oot see summa ja pluss siis, mis ta oli? Kümpa veel juurde. Nii et võt sükselt tulemust. Ma ei tea, kui mõni teist vaatas selle hetkeni ka ära, siis tegelikult näete, summa tuli selline 70-80 ja sellega ma lõpetangi video.